Aga tere siis ka minu poolt, et nagu öeldud, olen Gerard Rauding Kliimaministeeriumist ja siis tänase kohvihommiku sissejuhatuseks räägingi natuke sellist üldisemat juttu, et kuidas meil on ehitus-lammutusjäätmete tekke ja käitlusega seis, millised on meil jäätmeseadusest tulenevad nõuded ja millised on ka siis riiklikud arengusuunad ehitus-lammutusjäätmete osas. Ja ma tegelikult alustan kohe jäätmeseadusest. Et jäätmeseaduses on ehitus-lammutusjäätmeid käsitletud 4 paragrahvis. Et kõigepealt on defineeritud siis ehitus- ja lammutusjäätmete mõiste. Ehk siis ongi öeldud, et ehitus-lammutusjäätmed on siis ehitus- ja lammutustööde käigus tekkinud jäätmed. Siia alla muidugi lähevad ka hoonete nii-öelda siis renoveerimisel tekkinud jäätmed ja teedeehitusel tekkinud jäätmed. Samuti ütleb jäätmeseadus seda, et ehitise lammutamisel tuleb siis võimalikult suures ulatuses koguda liigiti ohtlikke aineid sisaldavad materjale ning korduskasutuseks või ringlussevõtuks sobivaid materjale. Ja see, mida siis täpsemalt tuleb liigiti koguda ja kuidas, see peab siis olema jäätmeseaduse kohaselt välja toodud siis kohaliku omavalitsuse jäätmehoolduse eeskirjas. Ja samuti on jäätmeseaduses sätestatud ka siis ehitus- ja lammutusjäätmete taaskasutamise sihtarv, mille kohaselt tuleb siis alates 1. jaanuarist 2020 suunata taaskasutusse, kas siis korduskasutuseks ettevalmistatuna, ringlussevõtuna või siis muul viisil taaskasutatuna vähemalt siis 70% tekkinud tavajäätmetest. Ja siit arvestusest jäävad siis välja kivide pinnas, ehk siis tavajäätmed välja arvatud kivide pinnas. Ja tegelikult see taaskasutamise sihtarv, see on sätestatud Euroopa Komisjoni poolt ja see kehtib kõikidele liikmesriikidele üle Euroopa. Et see on siis see nii-öelda raamistik, mille annab meile jäätmeseadus. Ja kui nüüd rääkida lähemalt ehitus-lammutusjäätmete tekkest ja käitlusest, siis siin slaidil all vasakus nurgas on siis näha ehitus-lammutusjäätmete tekke statistika perioodil 2010 kuni 2021. 2021 aasta näitel tekkis meil Eestis suurusjärgus 1 000 000 tonni tavajäätmete hulka kuuluvaid ehitus- ja lammutusjäätmeid. Lisaks suurusjärgus siis 2 miljonit tonni saastumata kive, pinnast ja süvenduspinnast ja umbes 100 000 tonni erinevaid ohtlikke jäätmeid. Ja nendest ohtlikest jäätmetest moodustas siis suurema osa saastunud pinnas, mis on siis välja kaevatud erinevate selliste reostusobjektide koristamisel. Ja kui seda vasakus nurgas olevat joonist vaadata, siis on näha, et ehitus-lammutusjäätmete teket aastate lõikes kuigivõrd kõigub. Et see on seotud eelkõige siis majandusliku olukorraga ja sellega, et kui palju meil siis sellist ehitustegevust parasjagu on. Aga kui välja arvata siin 2020 aasta selline suurem kukkumine, mis oli tingitud siis koroonapandeemiast, siis on ikkagi näha, et see ehitus-lammutusjäätmete tekke trend on suunaga ülespoole. Ja paraku meil on ka ehitus-lammutusjäätmete tekke suurenemist ette näha edaspidi, sellepärast et teatavasti on meid ootamas siis ees niinimetatud renoveerimislaine. Ja siin slaidi paremas servas on ka üks joonis, mis siis pärineb hoonete renoveerimise pikaajalisest strateegiast. Ja siin on kujutatud siis hoonete renoveerimismahtude kasvu. Ja prognooside kohaselt kasvavad siis renoveerimismahud aastaks 2035 viiekordseks. Ja lisaks on teada ka seda, et ikkagi paraku üsna suur osa hoonefondist langeb meil järgnevatel aastakümnetel kasutuselt välja. Ja eks see kõik omakorda ikkagi paratamatult ka ehitus-lammutusjäätmete teket meil suurendab. Ehitus-lammutusjäätmete tekke puhul on hästi oluline teema liigiti kogumine, et ma hiljem tulen selle juurde ka tagasi, aga siin slaidil on siis näha üks joonis, kus on siis välja toodud ehitus-lammutusjäätmete liigiti kogumine perioodil 2019 kuni 2021. Et kui meil tegelikult tekib hästi suures osas neid kive ja pinnast, siis siit slaidilt on samamoodi näha, et tegelikult liigiti kogutakse ka kive ja pinnast kõige rohkem. Ja kividele pinnasele järgnevad siis erinevad mineraalfraktsioonid, mis on siis jäätmenimistu alajaotus 1701. Seejärel erinevad metallijäätmed, 1704 alajaotis, siis bituumenitaolised segud
ja siis juba ka ehituslammutus, segapraht. Ja kui vaadata seda liigiti kogumist veel täpsemalt erinevate jäätmeliikide lõikes, siis kõige enam kogutakse meil liigiti rauda ja terast. Seda ilmselgelt seetõttu, et sellel on suur positiivne väärtus. Teisel kohal on erinevad mineraalsete jäätmete segud, betoon, tellissed, plaadid, keraamikatoote segud. Kolmandal kohal teetammi täitematerjal, neljandal betoon ja viiendal kohal ongi juba taaskord ehituslammutus, segapraht. Ja kõige vähem kogutakse meil liigiti klaasi, plaste ja isolatsioonimaterjale. Et eks neid ühelt poolt koguseliselt tekib ka vähem, kui näiteks võrdlemegi siin betoonijäätmetega. Aga samas, kui vaadata ka ehituslammutus, segaprahi koostist, siis tegelikult need 3 jäätmeliiki on ka sellised peamised, mis tegelikult figureerivad ka seal segaprahi sees. Et mis näitab ka seda, et kuigi neid tekib vähe, siis neid tegelikult ikkagi ka liigiti kogutakse vähe. Jäätmete taaskasutusest ka. Et siin slaidil on siis perioodi 2010 kuni 2021 taaskasutusmäär. Taaskord rõhutan seda, et see metoodika võtab arvesse siis tavajäätmed, välja arvatud kivid, pinnas ja süvenduspinnas. Ja 2021 aasta näitel taaskasutati siis Eestis 90% tekkinud tavajäätmete hulka kuuluvatest ehituslammutusjäätmetest. Ja 39% moodustas sellest materjalina ringlussevõtt, peamiselt siis erinevatest mineraalsetest jäätmetest toote nõuetele vastavate täitematerjalide valmistamine. 26% taaskasutati muul viisil, et see siis oli eelkõige siis jäätmestaatuses materjalide kasutamine erinevate siis teede ja platside rajamisel. 24% moodustas kasutamine tagasitäiteks ja 0,4% korduskasutuseks ettevalmistamine. Et nagu ma ka siin alguses mainisin, siis Euroopa Komisjoni poolt seatud sihtarvu kohaselt tuleb siis meil taaskasutada vähemalt 70% tekkinud ehituslammutusjäätmetest. Et kui nüüd vaadata seda joonist, et siis on näha, et tegelikult selle 70% eesmärgi täitmisega meil probleeme ei ole. Ja see taaskasutusmäär on meil ikkagi olnud siin viimastel aastatel 89% ja viimasel paaril aastal tegelikult juba ületab 90%. Kui nüüd vaadata ehituslammutusjäätmete taaskasutust täpsemalt jäätmeliikide lõikes, siis kõige enam leiab taaskasutust ikkagi see mineraalne fraktsioon, erinevad betooni, tellis, plaatide segud. Teisel kohal on metallijäätmed, kolmandal kohal bituumentaolised segud ehk siis freesasfalt ja kõige vähem siis taaskasutatakse isolatsioonimaterjale ja ehituslammutus, segaprahti. Ja ma tegelikult märgin ära, et siin on küll see jäätmenimistu alajaotus 1706, et see on isolatsioonimaterjalid ja asbesti sisaldavad ehitusmaterjalid, aga tegelikult asbesti sisaldavate ehitusmaterjalide taaskasutamine on keelatud, nii et siin me ikkagi räägime isolatsioonimaterjalidest. Ja ringlussevõtu osas kõige rohkem võetakse ringlusse siis metallijäätmeid. Nende metallijäätmete ringlussevõtt toimub küll üldjuhul Eestist väljas, et Eestis meil sellist metallitööstust endal paraku ei ole. Teisel kohal on betooni, tellis, plaadi ja keraamikatoodete segud. Nagu eelnevalt mainisin, siis nendest peamiselt valmistatakse siis sellist toote nõuetele vastavat täitematerjali ja kolmandal kohal on bituumeni taolised segud, mis siis tähendab freesasfalti taaskasutamist siis uuesti teede ehituses. Ja ringlussevõtt puudus täielikult siis 3 jäätmeliigil, taaskord isolatsioonimaterjalid, siis kipsipõhised ehitusmaterjalid ja ehituslammutus, segapraht, mida ka nagu sellisel kujul ringlusse võtta ei ole paraku võimalik. Ja siia slaidile panin ka natuke näiteid sellest, et mis meil siis ringlussevõtu osas Eestis tehakse. Et endiselt kõige suuremamahulisem ja populaarsem tegevus ongi siis mineraalsetest ehitus- ja lammutusjäätmetest siis toote nõuetele vastavate täitematerjalide valmistamine. Et siin slaidi üleval paremas selles servas on ka näha üks pilt, kus on purustatud betoonist valmistatud siis killustik. Päris palju tegeletakse meil ka klaasijäätmete ringlussevõtuga, et siin on päris selliseid häid näiteid.
et näiteks Silveco Green Solutions Estonia, kes valmistab siis klaasimurdu, Green Gravelsi tehas, mis siin mõned aastad tagasi avati, mis siis valmistab erinevatest klaasijäätmetest klaasvahtkillustikku. On ka ettevõtteid, kes tegelevad klaasijäätmete ringlussevõtuga, erinevate uute toodetega, näiteks siis tänavasillutuskivid, betoonplokid, nende valmistamisel ja samuti klaaspudeleid tehakse klaasijäätmetest. Ja kolmas selline suurem ehituslammutusjäätmete voog, mille ringlussevõtt meil toimub Eestis, on plastijäätmed, et meil on päris üksjagu erinevaid ettevõtteid, kes siis valmistavadki siis plastijäätmetest plastigraanuleid, mis on siis tooraineks uute plasttoodete valmistamisel, et tehakse seal uusi plasttorusid ja igasuguseid erinevaid tooteid. Siis räägiksin ka natukene valdkonna tugevustest ja nõrkustest. Et kui me siin koostasime riigi jäätmekava, siis me kaardistasime kõikide nende suuremate jäätmevoogude puhul, mida me jäätmekavas kajastame, kaardistasime ära valdkonna tugevused ja nõrkused. Ja ehituslammutusjäätmete puhul peamiseks tugevuseks on see, et meil on ikkagi kõrge taaskasutuse tase. Meil on suur hulk ettevõtteid, kes siis tegelevad ehituslammutusjäätmete käitlemisega. Ja tegelikult tulevikus meil on olemas ka palju potentsiaalset ringlusse võetavat materjali, kuna ikkagi väga suur osa sellest olemasolevast hoonefondist läheb kas siis renoveerimisele või lammutamisele. Meie ettevõtetele on võimalus taotleda toetusi erinevates jäätmekäitlustehnoloogiate ja taristu arendamiseks ja meil on tegelikult olemas ka väga kõrge teadus- ja arendusalane potentsiaal erinevate siis ehituslammutusjäätmete ringlussevõtu lahenduste leidmiseks. Aga paraku valdkonnas ikkagi on meil ka teatud nõrkusi, et kuigi meil on hästi kõrge taaskasutamise tase, siis meil endiselt moodustab üsna arvestatava osa taaskasutamisest kasutamine tagasitäiteks. Samas kui me jäätmehierarhia põhimõtete kohaselt peaksime eelistama siis ikkagi sellist kõrgema väärtusega taaskasutamist ehk materjalile ringlusse võtta. Probleemiks on ka vähene liigiti kogumine ehitus- ja lammutusobjektidel. Ehitus- ja lammutusjäätmetest valmistatud materjalide puhul on probleemiks see, et tegemist on hästi heterogeense materjaliga, mistõttu on ka ehitus-lammutusjäätmetest valmistatud toodete kvaliteet üsna varieeruv, kogused on varieeruvad ja nende ehitus-lammutusjäätmete teke on ka hajutatud, mis toob kaasa tihtipeale selle olukorra, et isegi kui seda materjali soovitaks kasutada, siis võib olla olukord, kus siis materjal tekib ühes Eesti otsas, kasutus oleks teises Eesti otsas ja need transpordivahemaad on lihtsalt nii suured, et see kasutamine ei tasu ennast ära. Lisaks me näeme ka seda, et projekteerimisel ei arvestata endiselt piisavalt sellega, et mis saab hoonest selle eluaja lõpus. Et kui vaadata mujal Euroopasse, siis järjest rohkem räägitakse juba sellest, et hooneid juba projekteeritakse selliselt, et neid oleks hiljem võimalik lammutada osadena, et saaks terveid näiteks fassaadidetaile kasutada uute hoonete rajamisel ja samuti selline läbimõeldud materjalikasutus, ehk kasutatakse selliseid materjale, mida saab siis korduskasutada või siis vähemasti edaspidi ringlusse võtta. Ja näeme selliseid kitsaskohti ja parandamist vajavaid asju ka järelevalve poole pealt. Et ühelt poolt siis see, et ehituse kasutusloa menetluses ei pöörata jäätmetekke ja edasise käitlusega seonduvatele aspektidele väga suurt tähelepanu ja samuti siis ka ebapiisav järelevalve liigiti kogumise ja jäätmete siis edasise käitluse üle. Ja riigi jäätmekavas on ehitus-lammutusjäätmete osas seatud siis 3 suuremat eesmärki. Et nagu ma eelnevalt mainisin, siis arvestades renoveerimislainet, meil ikkagi on paraku ette näha ehitus-lammutusjäätmete summa summarum koguste kasvu. Aga mida me saame teha, on ikkagi see, et vähendada siis ehitus-lammutusjäätmete tekke osakaalu läbi siis selle, et konkreetsete hoonete puhul toimubki hoonete liigiti lammutamine ja hoone lammutamisel juba kogutakse siis võimalikult suures ulatuses eraldi korduskasutuseks ja siis ringlussevõtuks sobilikud materjalid ja detailid. Et seeläbi meil tegelikult ikkagi on seda ehitus-lammutusjäätmete osakaalu võimalik tulevikus vähendada. Teine eesmärk on siis suurendada ehitus- ja lammutusjäätmete kõrgema kvaliteediga materjalina ringlusse võttu
ja siin me oleme seadnud eesmärgiks, et aastaks 2028 võetakse ringlusse siis vähemalt 40% tekkinud ehituslamutusjäätmetest. Ja siinkohal ongi hästi oluline see, et tehtaks just ka selliseid uusi tooteid, et mitte ainult täitematerjali, vaid tõesti uusi tooteid, et olgu need siis plaatimissegud, betoonplokid, et sellised need uued tooted. Ja natukene laiem eesmärk, mis ei puuduta ainult ehituslamutusjäätmeid, on siis teisese toorme kasutamine taristu ehituses. Ja siin me oleme seadnud eesmärgiks, et siis jäätmekava kehtivuse perioodi lõpuks tuleks kasutada taristu ehituses 5% ringlusse võetud materjali. Ja siia arvestusse siis lähevad nii ehituslammutusjäätmed, põlevkivitööstusjäätmed kui ka kaevandamisjäätmed. Ja nende eesmärkide täitmiseks on riigi jäätmekava rakendusplaanis ette nähtud ka terve rida erinevaid tegevusi. Et siin slaidil ma kõige esimesena tõingi välja meie vaatest kõige siis esmased, millega me siin juba sellel aastal plaanime algust teha. Et ikkagi hästi oluline on see, et ehituslammutusjäätmeid kogutaks tekkekohal liigiti. Et see liigiti kogumine võimaldab saada meil võimalikult puhast materjali ja mida puhtam on materjal, seda paremini on see ringlusse võetav ja samuti see liigiti kogumine aitab eraldada kohe tekkekohas ka sellised materjalid, mis sobivad korduskasutuseks ehk mida me saame üldse vaadelda mitte jäätmetena. Ja selleks, et seda liigiti kogumist edendada, et nagu ma eelnevalt ka mainisin, siis tegelikult praegu on sellised liigiti kogumise nõuded sätestatud siis kohalike omavalitsuste jäätmehoolduse eeskirjades. Meil on 79 omavalitsust, 79 jäätmehoolduse eeskirja. Mõnevõrra nad ikkagi varieeruvad ja see tegelikult on tekitanud ka päris üksjagu segadust. Ja meil ongi nüüd eesmärk see, et kehtestada ikkagi riiklikul tasandil siis ehituslammutusjäätmetele liigiti kogumise nõuded, ehk meil tekiks siis üle riigi selline selge ja ühtselt arusaadav raamistik. Ja lisaks sellele määrusele on meil siis kavas koostada ka erinevad juhendid, et see, mis puudutavad nii hoonete liigiti lammutamist kui ka jäätmete liigiti kogumist. Ja lisaks on siis terve rida veel ka muid tegevusi, et hästi olulised on ikkagi erinevad uuringud, et me analüüsiksime siis ehituslammutusjäätmeid ja vaataksime, et milliseid siis uusi tooteid on nendest võimalik teha. Olulised on ka materjalide kvaliteedi tõendamise juhised, et meil on ettevõtteid, kes soovivad teha ehituslammutusjäätmetest erinevaid uusi tooteid, aga sageli tekibki see arvamus, et see on hästi keeruline, ei teata, et millistele nõuetele peavad need tooted vastama, kuidas neid asju ajada. Et siis selle protsessi lihtsustamiseks on meil kavas koostada ka juhis. Väga oluline on teisest toorme materjalipangaga seonduv, et tegelikult meil on erinevaid materjale ja jäätmeid, mida on võimalik uuesti kasutada. Meil on olemas isikud, kes sooviks seda teha, aga probleem on selles, et need jäätmete materjalide tekitajad ja potentsiaalsed kasutajad ei saa tihtipeale omavahel kokku. Et meil on küll juba olemas hästi selliseid häid kohaliku tasandi algatusi, kus on näiteks jäätmejaamade juurde juba tekkinud sellised korduskasutus materjalid ja ruumid, aga see on selline killustunud ja meie soov ongi teha selline ühtne andmebaas, kus siis jookseksid tegelikult üle riigi kõik need sellised materjalid infot kokku ja kus oleks siis lihtsasti leitav siis info selle kohta, et mis kuskil tekib ja kes seda kasutada saab. Olulised on ka siis Euroopa Liidu struktuurivahenditest toetuste jätkamised. Siis üle ega ümber ei saa ka majanduslike stiimulite väljatöötamisest, sest ikkagi kipub olema see, et teinekord on see teisese toorme kasutamine kallim ja mõnevõrra keerukam kui esmase toorme kasutamine. Olulised on ka hoonete liigiti lammutamist ja jäätmete kogumist edendavad riigihangete tingimused, et nende väljatöötamisega ka me tegeleme. Samuti koostöö. Ehk siis, nagu ma eelnevalt ütlesin, et juba hoonete projekteerimise faasis tegelikult tuleks mõelda, mis saab sellest hoonest ja selles olevatest materjalidest tulevikus. Ka teadlikkuse tõstmine,
samuti ka kohalike omavalitsuste spetsialistide koolitamine, et kui keskkonna poole inimesed on juba selle ringmajanduse teemadega kursis, siis mis me oleme näinud, on ikkagi see, et ehitusspetsialistide puhul, et võib-olla on neid teadmisi natukene vähem, ehk et tuleks meie hinnangul ka sinnapoole seda teadmist juurde anda. Ja loomulikult riiksuunanäitajana, et kui me räägimegi teisese toorme kasutamisest, et siis läbi Transpordiameti hangete, läbi Rail Balticu ehituse, et mõlemal juhul juba tegelikult see teisese toorme kasutust ka võimalusel eelistatakse. Ja hästi oluline on ka järelevalve tõhustamine ja seda just kohalikul tasandil ja seda nii liigiti kogumise kui ka selle üle, et kuhu need liigiti kogutud jäätmed või üldse jäätmed siis edasi liiguvad. Ja see on ka see koht, kus me tegelikult näeme, et kohalikud omavalitsused omavad hästi suurt rolli. Ja järelevalve vajalikus iseloomustamiseks ma panin siia ka paar pilti. Et siin slaidi üleval vasakus servas on Tallinnas Silikatsiidi tänaval asuv üks ebaseaduslik jäätmete ladustuskoht. See ilus roheline ala tegelikult on alt kõik jäätmed täis, valdavas osas ehituslammutusjäätmed. Et see on ühe ettevõtte ebaseadusliku tegevuse tulemus. Siis siin allpool on näha üks Raplamaal asuv heinaküün, samamoodi suures osas ehituslammutusjäätmed, mis on kokku veetud siin ebaseaduslikult. Mõlemad objektid ootavad koristamist. Ja siin paremal pool on 2 pilti sellest ajast, kui ma ise veel Keskkonnaametis töötasin, et kuigi minu põhitegevus oli loa registreeringu taotluste menetlemine, siis ühe asjana oli töölaual ka jätkuvalt riigiomandis olevate maade koristamine, et juhul, kui sinna jäätmeid oli veetud. Ja paraku neid koristamist vajavaid objekte oli ja pahatihti olid seal ikkagi ka ehituslammutusjäätmed. Et need pildid on siin konkreetselt Tallinna lähedalt Saku vallast, et oli üks selline väga suur ala, mis oli siis erinevaid jäätmeid täis veetud. Ja võib-olla teist osad on kuulnud, aga ma markeeriks ka ära, et siin kevadel sai Kliimaministeeriumi poolt esitatud Euroopa Komisjonile Life Circusti nimelise projekti taotlus. Ja see on selline pikaajaline projekt, 8 aastat ja projekti eesmärk on siis riigi jäätmekava tegevuste elluviimine ja ka peale riigi jäätmekava siis kehtivusperioodi lõppu, et sellist ringmajandusele üleminekut edendada. Taotluse me esitasime märtsikuus. Hetkeseisuga ootame vastust, et loodame siin saada vastus siin juuli või augustikuu jooksul. Ja tegemist on üsna sellise pika ja mahuka projektiga, kus on ka erinevaid partnereid ja seal ongi selles projektis tegelikult väga palju erinevaid jäätmevoogusid ja teemasid, aga hästi sellise suure teemaplokina on seal tegelikult sees ka ehituslammutusjäätmed. Et näiteks siin ongi ehituslammutusjäätmete kaardistus, sealhulgas ka lammutamisele mineva hoonefondi kaardistus, materjalipankade kontseptsiooni väljatöötamine, korduskasutatavate materjalide pilootprojekt koostöös Tallinna linnaga, erinevad siis tööriistad, näiteks siis et enne hoonete lammutamist saaks kaardistada ära hoonetes olevad materjalid, samuti ka erinevad uuringud ehituslammutusjäätmetest siis uute toodete valmistamise osas ja ka toodete piloodid ja tegevusi oli seal teisigi, aga lihtsalt info mõttes, et meil selline taotlus on, loodame saada positiivse rahastusotsuse sellele. Nii, aga see on minu poolt tegelikult ka kiirelt ette puristades kõik, et kui on küsimusi, siis andke märku. Ja vestlusaknasse üks küsimus on tulnud. Sven küsib, et miks pinnase tagasitäidet ei peeta piisavalt kõrge lisandväärtusega taaskasutuseks? Kui see võimaldab säästa taastumatuid liiva- ja kruusavarusid, on sellel väga kõrge väärtus. Ja nõus, kahtlemata ehituslammutusjäätmete kasutamine tagasitäiteks on parem kui loodusliku materjali kasutamine, aga miks seda ei peeta kõige paremaks variandiks, on see, et meil on ehituslammutusjäätmed ka väga erineva kvaliteediga ja tegelikult, kui meil on sellised kvaliteetsemad ehituslammutusjäätmed, et siis me peaksime proovima nendest teha ikkagi uusi tooteid.
et see tagasitäiteks kasutamine, ta on küll taaskasutamine, aga ta on selline nii-öelda madalama taseme taaskasutamine, et tagasitäiteks peaksid minema sellised ehituslammutusjäätmed, mille puhul meil ei ole võimalik teha nendest selliseid nii-öelda kvaliteetseid uusi tooteid. Ja siin ongi, et tegelikult meil on ka see jäätmehierarhia põhimõte, mis on jäätmeseaduses sätestatud, et mille kohaselt ongi, et kõigepealt tuleb eelistada siis korduskasutuseks ettevalmistamist, ehk siis täpselt samal otstarbel kasutamist, seejärel on see materjalina ringlussevõtt ja siis alles allpool tuleb see tagasitäiteks kasutamised ja erikasutused ja sellised asjad. Nii, aga nüüd on võimalus suuliselt küsida. Kerli küsib, kas riiklikult on plaan või kava väljatöötamisel, kuidas lahendada pinnasjäätmete ladustamist? Hetkel see on KOV-i üks suuremaid murekohti. No siin on ilmselt nüüd ka kaks poolt, et üks on nüüd see pinnas, mis liigub jäätmestaatuses ja teine on kaevismaapõueseaduse mõistes. Et see on selline natukene suurem teema, et jäätmete poole pealt meil hetkel sellist nii-öelda asja väljatöötamisel ei ole, aga kui see on nii-öelda probleemiks, siis võib mulle sellest märku anda, saame seda arutada. Nii, ja siis on küsimus, kes teeb kontrolli selliste tagasitäidete puhul? See nüüd jällegi sõltub, et meil on järelevalveõigus nii riiklikul Keskkonnaametil kui tegelikult kohalikel omavalitsustel. Vestlusaknast said küsimused otsa. Kas võite käega märku anda, kui tahate küsida? Jaa, Sven, ole hea. Tere. Ainult üks küsimus, kiire küsimus, et rääkisite sellest ebaseaduslikest nendest ehitusjäätme ladestuskohtadest. Et missugune õigusakt reguleerib kõige paremini seda, just seda ebaseaduslikust, kui on eramaa peal näiteks inimene puhjanud enda ja äripartnerite ütleme, kraami, et mis hetkest ta on ebaseaduslik ladestuspaik või prügila ja mis õigusakt seda kõige parem reguleerib? No lisaks heakorra eeskirjale, KOV-i heakorra eeskirjale. See on mõni riiklik õigusakt ka, mis paika paneb just sellest hetkest alates ebaseaduslik. No siin on muidugi meil järgmisena teeb ettekande kohe Keskkonnaamet ja ka järelevalve poole inimesed, et nad ilmselt oskavad seda poolt võib-olla ka natukene paremini veel lahti selgitada, aga üldiselt on ikkagi jäätmeseadus ja jäätmete definitsioon, et mis hetkest muutub mingi asi jäätmeks ja kui on ikkagi see, et võetakse kelleltki teiselt juba jäätmed vastu, seal ladustatakse, isegi see maa omandi teema siin ei mängi rolli, et siin mängib rolli see fakt, et tegemist on jäätmetega ja neid jäätmed ladustatakse. Aga võib-olla ma selle küsimuse vastamise jätaksin Keskkonnaameti järelevalve poolele. Ma tulen siia kohe sisse, tere Keskkonnaametist Aile Kure jäätmeseaduse alusel ja siis me oleme mingitel juhtudel soovitanud ja vaadata kohalikel omavalitsustel ka oma heakorra eeskirja, et mõningatel juhtudel aitab ka see toetada seda, et läbi nagu heakorra lasta need ära koristada sealt. Sellepärast küsisigi, et paljudel inimestel on kombeks koguda ja nad isegi ütlevad, tooge minu juurde, et ma küll midagi sellest ikka ehitan, siis ühel hetkel on seal niisugune 5 meetri hunnik, eks ole, ja siis see on tema eramaa, et tee, mis tahab, eks ole, eramaa. Seda on jah, raske on nagu tõestada, et mis hetkest on see seal tootena ootel, kuna on ta jäätmena, aga et soovitame seda heakorra eeskirja vaadata ja siis, kui seal on ohtlikke jäätmeid, et siis jäätmeseaduse alusel, et näiteks, et asbesti seal ei võiks uuesti ringlusesse võtta, et siis saab läbi jäätmeseaduse läheneda. Aga see ongi niimoodi juhtumipõhiselt ja keeruliselt lahendatavad, et väga head lihtsalt ühte paragrahvi ei ole. Aitäh! Ja siin on kommentaar Kerlilt, et heakorra eeskirjades ei ole tavaliselt sellise teema kohta väga häid punkte. Ja siis on küsimus, kas asfaltijäägid on ohtlikud jäätmed?
Asfaldijäägid üldjuhul ei ole, et siin on see, et kui on põlevkivitõrva sisaldav asfalt ehk siis üldjuhul selline nii-öelda vanem asfalt, et siis ta võib olla. Aga kui me räägime niisugustest tänapäevastest asfaltitest, siis üldjuhul ikkagi neid loetakse tavajäätmeteks. Et kui on kahtlus, siis loomulikult analüüside kaudu tuleks see kindlaks teha, aga üldine vastus on, et pigem on need tavajäätmed. Siis on täiendav kommentaar, ehk siis asfalti võib tagasi täidetesse matta. Seda pigem mitte, et kui me räägime sellest tagasitäitest, siis esiteks selline tegevus eeldab Keskkonnaametist registreeringu võtmist ja ikkagi sellise nii-öelda freesasfaltiga või ütleme, asfaltitükkidega tagasitäidet minu teada Keskkonnaamet ikkagi selliseks heaks praktikaks ei pea, et seda ei luba, et siin võib-olla Kristo või keegi ameti poole pealt saab ka nagu täpsustada. Et see on taaskord see koht, et miks ei ole tagasitäide nii-öelda see hea variant, et ikkagi see, et kui me räägime näiteks bituumenitaolist segustest, sellest asfaltist, et siis ta ikkagi peaks eelkõige minema tagasi teede ehitusse sellel otstarbel, et mitte kuskile tagasitäiteks. Ja ma kohe täpsustangi, et nii nagu Kõrel ütles, et seesama registreeringu määrus annab õiguse freesasfaltit registreeringu alusel taaskasutada ikkagi tee-ehituses. Et täitmiseks me saame anda keskkonnaloa. Me siis kaalume, kas see on põhjendatud seda täiteks kasutada, aga üldjuhul on täitmiseks sobivamaid materjale ja järjest rohkem on nagu see olukord, kus sellel freesasfaldil on nagu freesasfaldina või selle nii-öelda tee-ehitusmaterjalina oluliselt suurem väärtus ja teda ei olegi mõistlik maa sisse matta, et tegelikult ka need taotlejaid väga palju sellele tegevusele ei ole. Nii, üks küsimus on veel tulnud. Millal võetakse vastu ehituslammutusjäätmete liigiti kogumise määrus üleriigiline siis? No seda, millal see täpselt saab vastu võetud, on keeruline öelda. See on meil planeeritud alustada selle protsessiga eelnõu väljatöötamisega nüüd sügisest. Et ma ütleks üldisemalt, et uuel aastal, et loodetavasti uue aasta esimeses pooles, aga kõik see sõltub ka sellest, et mis tempos me nende asjadega edasi saame liikuda ja see kindlasti eeldab ka koostööd erinevate osapooltega. Et see sõltub sellest, kuidas me need arutelud lähevad. Nii, aga ma arvan, et liigume edasi, et Kristo, sina oled järgmine, jah? Vaatan, et mul jooksis Teams kokku, et ma pean paluma vist abi selle lõpetamise jagamisega, et login ennast korra välja ja tulen tagasi. Ma võtan kohe jõuga üle, et siis. Ja kui kellelgi on küsimusi, siis võib minu poole edaspidi otsega pöörduda, et kui täna midagi ei tulnud nii-öelda meelde või pärast meenub, et siis võtke julgelt otsega ühendust. Nii, ma loodan, et minu ilus pilt ilmus kõigile ekraanile. Ja, on näha. Et ma hakkan nagu siitpoolt peale, et miks me sellest kõigest üldse räägime. Need on nüüd pildid päris elust ja need on pildid loaga jäätmekäitluskohtadest, kus siis ettevõtetel on õigus vastu võtta ja käidelda ehituslammutusega prahti. Ja kui me siit neid pilte vaatame, siis me näeme, et siin on ikka kõike ja see kõik on segamini ja tegelikult on peale vaadates tegemist suhteliselt suurte asjadega, tegelikult on seal hästi palju ka sellist pudi ja tihtilugu näeb siis ettevõtete see käitlus variante ette seda, et lihtsustada siis sortimist, purustatakse see kõik veel väiksemaks. Ja kui kõik on segamini ja see tehakse väikseks, siis on nagu väga keeruline tegelikult saada kätte sellist materjali, mida siis on reaalselt võimalik ringlusse võtta ja tegelikult jääb siis sellesse nii-öelda lõppmaterjali sisse ka väga
palju erinevaid nii-öelda võõriseid, mis ei ole siis näiteks tagasitäite puhul kas või sobilik või täitematerjali tootmiseks sobilik. Ehk siis kõik algab sellest, et lammutus või üldse nii ehitusjäätmed kui lammutusjäätmed peaksid siis tekkekohas olema põhimõtteliselt kohe liigiti kogutud ja selleks siis kõige lihtsam ja parem viis või kõige õigem viis tegelikult ongi siis kohaliku omavalitsuse jäätmehoolduse eeskirjas sätestada, milliseid jäätmeid tuleb liigiti koguda, kuidas neid koguda, kas on mingisuguseid erandeid, millal võiks sellest loobuda, et kõik sellised asjad. Jäätmehoolduse eeskirja sisunõuded sätestab jäätmeseadus väga niimoodi üldsõnaliselt, aga tegelikult tuleb lähtuda siis riigi jäätmekavast, üldistest eesmärkidest, mis on seatud jäätmeseaduses ja nii edasi, et ja kuidas siis nagu teada, mis jäätmehoolduse eeskirjas peab kirjas olema. Ma tean, et paljud kasutavad seda varianti, et te tellite selle nii-öelda põhja, aga oluline on, et tegelikult omavalitsuse ametnik vaataks siis selle põhja kriitilise pilguga üle, et kas seal on kõik asjad olemas, mis jäätmeseadus peab olema ja kas see tegevus või need asjad, mis seal kirjeldatud on, et kas need on ka teie omavalitsuse eripärasid arvestavad. Et tihtilugu on mure selles, et kõigile antakse üks põhi ette, aga Kihnus on üks eripära, Mustvee vallas on teine ja Tallinna linnas on kolmas, et kindlasti tuleks nagu hinnata need asjad üle oma omavalitsuse eripärasid arvestades. Aga kust nagu siis selliseid häid vihjeid saaks, mis võiks olla, siis kohe tulevad jälle reklaamiminutid ja nüüd siis reklaamime Keskkonnaameti kodulehte. Et Mari tõi siin enne välja, et meil on kohalikele omavalitsustele käsiraamat valminud ja natukene enne valmis tegelikult kohalikele omavalitsustele juhend jäätmehoolduse eeskirja koostamiseks. Annika Bertmann meil seda eelmist kava või seda juhendit uuendas koostöös Kliimaministeeriumiga, tegid väga suure töö ära ja meie kodulehel on see siis nüüd olemas. Leitav on see keskkonnakasutuse alt, omavalitsuste jäätmehooldus on meil täitsa eraldi alalehena ja siin siis kohe ilmub ka see juhend. Juhend siis augustis 24, see räägib loomulikult kogu jäätmehoolduse eeskirjast, ehk siis kõik teemad, mis jäätmehoolduse eeskirjas peavad kaetud olema, on siin lahti kirjutatud ja eraldi on siis täiesti peatükk ehitus ja lammutusjäätmete osale ja sellest tasub nagu kindlasti lähtuda, et milliseid soovitusi siit siis antud on ja nende järgi teha. Ja tegelikult enne, kui me seda koolitust ette valmistasime, huvitas meid ka see, et mis olukord siis täna üldse on ja samamoodi eelmisel aastal tegi Keskkonnaagentuur ehituslammutusjäätmete tekke ja käitlemise uuringu ja selle käigus uuriti siis ka kohalike omavalitsuste jäätmehoolduse eeskirju ja tehti nagu selliseid üldistusi, et siin 7. peatükis see välja toodud on ja see siis on leitav Keskkonnaagentuuri lehe kaudu, võite minna keskkonnaportaali ja siin on ehituslammutusjäätmete käitlemine ja teke ja siis siin osaliselt on seda sama statistikat, mida Kõrel meile näitas ja on ka muud infot ja lõpuks on siis seesama uuring ka failina olemas. Neid linke ma jagan
ja Mari saadab need pärast teile ka. Aga mind hakkas huvitama, kuidas siis olukord on natukene detailsemas vaates, et tegin sellise pisikese oma uuringu, võtsin täiesti suvaliselt 10 kohalikku omavalitsust. Siit praegu peitsin igaks juhuks nimed ära, et keegi ennast puudutatuna ei tunne, aga ma ütlen, et üldjuhul oli hästi, et ei ole vaja üldse muretseda või häbeneda, et kuidas olukord on, et suurem osa nõudeid on ilusti jäätmehalduseeskirjas sätestatud teatud erisustega. Tegin sellise enda kokkuvõtte või enda ettepanekud teatud asjade puhul, aga mida ma siis vaatasin, oli see, et milliseid jäätmeid üldse tuleb siis liigiti koguda ehitusjäätmete puhul, kas on mingisuguseid põhjendusi või vabastusi, et sellest võiks loobuda. Ja siis, kuna meie jaoks on praegu selle koolituse raames ka oluline see, et aru saada, et kas toimub siis suhtlus ehitusspetsialisti ja keskkonnaspetsialisti vahel või kas siis vähemalt jäätmehoolduse eeskiri sätestab mingisugused nõuded, et juhul kui ehitusluba taotletakse või kasutusluba, et siis tuleb üks või teine asi teha. Et siis seda vaatasin konkreetselt, millised need seosed on ja siis kokkuvõte tegelikult oligi siis selline, et tegelikult need jäätmeliigid on ilusti välja toodud ja üldiselt on ka täpsustatud siis seda, et kas mõnda jäätmeliiki võib hoida lahtiselt või peavad kõik olema konteinerites. Üldjuhul pinnas on selline asi, mis on selge, et seda konteinerisse ei ole mõtet mahutada, aga oli ka seda, et teatud mineraalseid jäätmeid, siin telliseid asju oli lubatud osades omavalitsustes nii-öelda hunnikus hoida, aga osades olid nagu kõik jäätmed nõutud konteinerisse panna, mis on ka täiesti okei. Ja mis mulle nagu väga head meelt tegi, oli see, et tegelikult pooltes neist omavalitsustest, kelle jäätmehoolduse eeskirja ma vaatasin, tegelikult ei olnud erandit, et võib siis sellest liigide kogumist loobuda. Varasem praktika oli see, et juhul kui koha peal ei ole ruumi või jäätmeid tekib vähe või seal oli nagu erinevaid variante, et siis võib loobuda. Aga seda on väga keeruline hinnata. Siin ühes omavalitsuses oli praegu vabastuseks siis see, et näiteks kui jäätmeid tekib vähem kui 10 kuupmeetrit. 10 kuupmeetrit oma olemuselt jah, väikesemahulise remondi puhul neid rohkem ei tekigi, aga kui juba on tegevused, mis vajavad ehitusluba, ehitusteatist, siis minu kõhutunne, ma ei ole selles osas 100% spetsialist, et millistest mahtudest need loa ja teatise nõuded tulevad, aga kui on ikkagi juba vähegi suurem tegemine, siis see 10 kuupmeetrit on peaaegu alati ületatav. Ja siis, mis nagu veel on sisse jäänud, aga mis on minu meelest väga halb, on see, kui räägitakse, et liigiti kogumine osutub majanduslikult ebaotstarbekaks. Seda kontrollida esiteks on väga halb või väga raske, et kust maalt ta siis on ja kahjuks on meil turul isikuid, kes võtavad väga väikese raha eest segaprahti vastu. Körel näitas siin mõnda pilti, mis olid nagu päris ekstreemumid, mul olid sarnased pildid välja otsitud, aga ma ei hakka neid siis nüüd veel eraldi näitama, ja tegelikult kahjuks on väga tihti siis juhus, kus sealt võetakse küll mingisugune osa välja, mis nii-öelda päriselt on rahaliselt kasulik, aga edasi liiguvad need sortimisjäägid siis peidetult
kuhugi täiteks, on olnud täitsa juhus, kus täiesti suvalise heinamaa peale kaevati auk ja üritati sinna matta siis mingisugust sortimisjääki, millega mis ei olnud absoluutselt sobilik täiteks, et sellised näited on, et see nii-öelda majanduslik otstarbekus on väga libe tee, et sellest vabastada, et seda võiks nagu eeskirjas vältida ja kindlasti siis nii-öelda väga range olla selles osas, et las siis taotleja tõendab, et kuidas siis see on majanduslikult ebaotstarbekas. Aga nagu ütlesin, pooltel oli üldse välistatud see, et nii-öelda vabastust saab ja see minul isiklikult väga meeldis, et ma näitan veel ühte pilti see ruumikitsikuse osast, niimoodi lasen need koledad pildid ära, et see on nüüd pilt Madridist, kus me näeme, see tänav ei ole väga lai ja renoveeritakse siis väga suurt hoonet ja neil ütleme niimoodi, et ei ole jäetud väga palju vaba ala, aga selle aia sees on jäätmete liigiti kogumine täiesti korralikult korraldatud, ehk siis tegelikult see nii-öelda ruumipuudus ja loomulikult see võib teatud erijuhtudel olla nii-öelda vabastamise aluseks, aga seda peaks ka väga tõsiselt kaaluma, et päriselt saab, kui tahta, siis saab, et see on nagu oluline mõte, mis ma arvan, et võiks kaasa võtta. Ja siis seos ehitusprojekti ehitusloaga, jah, suuremas osas oli olemas viide, et ehitusprojektile või lammutusprojektile tuleb siis jäätmekava lisada. Siin on olnud teemaks ka jäätmeõiendid, kes küsib, kes ei küsi. Kunagi kohus ütles, et jäätmeõiendi puudumine ei saa olla aluseks kasutusloa väljastamisest keeldumisele, aga jäätmete nõuete kohaselt käitlema peab nii ehk naa, ehk siis sõltumata sellest, kas selle võib siduda kasutusloaga või mitte, et see jäätmete tekitaja, kui ta on juba ehitusloa kohuslane või teatise kohuslane, siis jäätmehalduseeskirja nõudeid ta peab täitma ja seetõttu mina leian, et tema käest on täiesti õigustatud nõuda ka seda jäätmeõiendit või mis iganes nimetuse talle pannakse, et see jäätmeõiend on kunagi, ma arvan, Tallinna jäätmehalduseeskirjast sisse tulnud mõiste, et seadus otseselt sellist mõistet ei anna, aga ühesõnaga see, et ettevõte tõendaks, mis ta nende jäätmetega tegi, selle nõudmine on täiesti asjakohane ja minu meelest peaks seda tegema nii palju, kui teil vähegi jõudu on. Ja siis jah, need erinevad variandid, mida sooviti või kuidas siis seosed olid, et seal olid, milliseid dokumente tuleb esitada, millal tuleb seletuskirjad esitada juba taotluse esitamise käigus, kõik sellised asjad ja ma ütleks, et minu meelest oli see osa päris hea, aga mida ma nagu siia ise kokkuvõtteks välja tõin, on see, et iseenesest otseselt ei ole jäätmehalduseeskirja eesmärk õpetada omavalitsusi majasiseselt suhtlema. Aga see on väga oluline, et see suhtlus toimuks. Me siin küsisime enne seda koolitust natukene siit ja sealt ka, et kuidas erinevates omavalitsustes see koostöö toimib. Mõndadel on väga hea, mõndadel mitte nii hea ja tegelikult on ka selge see, et keskkonnaspetsialist ei jõua absoluutselt kõikide ehitusloa taotlustega väga põhjalikult läbi töötada neid, et sellepärast oleks hea omavahel kokku leppida, millised on sellised nii-öelda standardjuhud. Keskkonnaspetsialist teeb näiteks mingisuguse juhendi näidise, et juhul kui
tekib ainult selliseid jäätmeid või on niimoodi kirjeldatud, et siis saab ehitusloa peale panna sellise täiendava tingimuse, et see ei pea iga kord menetluse juures olema ja tegelikult teema on kaetud, ehitusspetsialist saab selle ise lisada, et see oleks nagu selline asi, mis mulle tundus, et võiks, selle mõtte võiks teile pähe istutada. Ma loodan, et mitmes kohas tegelikult see juba päriselt niimoodi toimib, aga et siis saavad teised ka. Ja et ma nüüd aega ei kuritarvitaks, siis üks küsimus, mis siin eelnevalt on saadetud, on jäätmete taaskasutamise kohta. Et kui palju siis peaks selles jäätmekavas või ehitusdokumentatsioonile lisatavas jäätmete kirjelduses seda taaskasutust kirjeldama, siis kõik see taaskasutus, mis plaanitakse teha objektil koha peal, see peaks olema siis seal kirjas ja oluline on siis rõhutada, et juhul kui taaskasutatakse muud kui pinnast, et kui tegemist on ikkagi juba jäätmete taaskasutamisega ja see taaskasutamine ei ole korduskasutus, et kui võetakse tellised ühest seinast ära ja laotakse teise seina, siis see on korduskasutus, see on väga hea, see on üldse kõige parem variant, mis teha saab, aga see teema ei nõua siis ei jäätmeluba ega registreeringut, aga kui neid telliseid näiteks purustatakse ja tahetakse sealsamas täiteks kasutada, siis need tegevused vajavad juba kas jäätmeluba või registreeringut, sõltuvalt nüüd sellest, kes neid teeb, ma siin väga detaili ei lähe ja pinnase puhul oleme me siis rakendanud viimastel aastatel seda põhimõtet, et juhul kui ehituse käigus tekib saastumata pinnas ja kui see kasutatakse ära samal kinnistul, siis on kõik väga hästi. Kui juba selle ehituse ajal on teada, et seda pinnast saab kasutada kasulikul otstarbel kuskil mujal, siis me ei loe seda ka jäätmeks. Ja ütleme, et jah, te võite selle välja viia, sõltuvalt nüüd kogustest võib siin rakenduda maapõueseaduse kaevise võõrandamise nõue, see tuleb alati iga kord üle vaadata, aga sel juhul ei reguleerita seda pinnase kasutamist jäätmeseaduse mõistes eraldi. Juhul kui teada ei ole, mis selle pinnasega edasi saab, see viiakse kuhugi platsile nii-öelda paremaid aegu ootama ja siis vaadatakse, mis tast edasi saab, siis sellel platsil peab olema kas kogumise ladustamise registreering, õigemini ladustamise registreering või jäätmeluba ja selle edasine kasutamine saab siis toimuma ainult registreeringu või jäätmeloa alusel. Nii, hästi kiiresti vuristasin enda teemad ette, annan nüüd Ailele sõna. Ja ma ütlen, et siin vestlusaknas on päris pikad jutud vahepeal ilmunud, No, okay. aga Kerli küsimusele äkki see sinu viimane osa äkki vastas ja siis on veel teemaks haljastusest tekivad jäätmed, aga see praegu, ma arvan, et me tuleme kõige lõpus selle juurde tagasi, kui meil aega on, ja kui ei ole, siis võtame selle teema kaasa. Aga see pinnase teema, see tuli juba eelmisel KOV-i hommikul üles, et see on üks murekoht omavalitsuste jaoks. Nii, aga mina jagan ühe küsimuse teile, enne kui ma ettekande ette panen. Nii. Ma loodan, et teile ilmus ekraanile üks küsimus. Vasta ja siis pane jällegi ristist kinni see aken. See jääb sulle sinna vestlusaknasse ja sa saad ka hiljem vastata. Ja mina panen Aile ettekande nii kaua. Nii, pane ja minu ettekanne. Mul millegipärast lülitas mind välja korra. Nii, kas on näha?
Ja, hästi on kuulda. On kuulda. Ma küsin korra vahel, et vaata meil kava järgi oli tegelikult, et kell 10 hakkab Rita rääkima, et kas Rita on siin olemas, et kas Rita saab öelda, et kas tema jaoks on okei, et me jätkame praegu selle kava järgi, et ta tuleb peale minu ja Tarmo ettekannet või Rital on kiire ja Rita tahaks tulla oma ettekandega vahepeale? Tere hommikust! Saan teha siis, kui tarvis, nii et lähme päevakava järgi, mitte kella järgi. Selge, aitäh sulle. Väga hea. Aga ma jätkan, ma vaatan siin paralleelselt proovin, et kas ma saan enda kaamera ka tööle või mitte. Ja siis mina olen Keskkonnaametist järelevalve peainspektor ja räägingi siis natukene siis ehitus- ja lammutusjäätmete järelevalvest. Et Keskkonnaamet teeb aastas umbes 1400 jäätmekontrolli. Mari, kui sa saad vahetada slaidi. Et teeb aastas umbes siis 1400 jäätmekontrolli ja siis neist keskmiselt 40 on hästi siis spetsiaalselt suunatud ehitus- ja lammutusjäätmetele. Et kontrolle me teeme nii ette teatatult kui ka siis ilma ette teatamata, et reididena ja need reidid siis toimuvadki meil tavaliselt just Harjumaal, kus on meie vaates siis need põhiprobleemid koondunud. Ja ehitus-lammutusjäätmete kontrollide tulemused on sarnased kogu jäätmevaldkonnaga üldiselt, et nagu siin ekraanil näha need üldised jäätmevaldkonna kontrollide tulemused, et sarnased on ka siis ainult ehitus-lammutusjäätmete valdkonnas, et umbes 50% kontrollidest vastab nõuetele ja kuskil 11% juhtudel siis on alustatud haldus- ja või väärteomenetlust. Ja peamised probleemid ehitus-lammutusjäätmete puhul meie silmis tulevadki sellest, et jäätmeid ei koguta tekkekohal liigiti ja see muudab siis edaspidi kallimaks ja raskendab siis nende jäätmete edasist käitlust ja see siis omakorda soodustab sellist jäätmete kuhjumist ja keskkonda siis tagasitäitena jõudmist või eriti probleemsete isikute korral siis ka, nagu Kristo välja tõi, näiteks kuhugi heinamaale matmist. Ja probleemidest võib veel välja tuua seda, et kui on ladustamise plaan loa lisana, et siis on ka sellele mittevastavusi ja tihti rikutakse neid käideldavate jäätmete koguseid, et käideldakse siis ühesõnaga platsil hoitakse jäätmeid suuremas koguses, kui on lubatud olnud. Panna järgmise slaidi. Et kes siis üldse peaks ja kuidas peaks siis ehitus-lammutusjäätmete üle järelevalvet tegema, et selles on meil mõlemal roll, nii siis Keskkonnaametil kui ka kohalikul omavalitsusel ja eesmärk on siis meil mõlemal tegelikult ju selles üks, et suurendada siis riikliku jäätmekava eesmärgi täitmise võimaluseks siis ringlusse võttu ja siis läbi liigiti kogumise just vähendada ka siis nii nende lammutusjäätmete teket kui ka siis ringlusse võttu suurendamist. Keskkonnaamet üldiselt proovib niimoodi, et me keskenduks rohkem nendele loastatud ettevõtete kontrollidele ja reageerime siis kiireloomulistele teadetele ja loomulikult teeme ka jooksvalt järelevalvet. Aga kaalukausi ma panin siia KOV-i poole praegusel hetkel kaldu sellest tulenevalt, et kohalikul omavalitsusel on siis lisaks ka kohustus oma territooriumil korraldada jäätmehooldust ja läbi selle siis saab omavalitsus jäätmevaldajatele tagada ka mugavad üleandmisvõimalused
ja see omakorda siis aitab vähendada nende ehitus- ja lammutusjäätmete ebaseaduslikku keskkonna viimist ja näiteks ka mitte selleks ette nähtud konteineritesse paigutamist, et kui me 2023. aastal tegime KOV-ide küsitlust, kontrolle seoses siis küll biojäätmetega, siis toodi just välja omavalitsuste poolt, et kõige probleemsemaks jäätmeliigiks ongi tegelikult ehitus- ja lammutusjäätmed, mida siis tihti paigutatakse valedesse konteineritesse. Ja KOV-i poolt siis ongi veel ka see ehitusseadustiku selle määrustest siis tulenevad reguleerimisvõimalused ja ettevõtete kohustused, et ehitusprojektiga siis tuleb ette näha need hinnangulised jäätmeliigid, kogused ja kuidas siis neid edasi käideldakse. Ja jäätmeseaduse kohaselt siis omavalitsus peab tegema pidevalt oma haldusterritooriumil jäätmehoolduseeskirja üle siis järelevalvet. Ja kuna ehitustegevusega kaasneb alati jäätmeteke, et see kaasneb ka siis uute ehitiste rajamisel, et mitte ainult siis lammutamisel, et siis on väga oluline, et nende riiklike eesmärkide saavutamiseks siis ehitus- ja keskkonnaspetsialist teeksid omavahel koostööd ja jagaksid infot. Meile laekus enne koolitust siin küsimus, et kuidas siis täpselt käib see jaotus, et kui tuleb teade, et kuskil on ebaseaduslikult ehitus- ja lammutusjäätmetega siis tegu, et kes sellele teate ehk kaebusele siis reageerib. Et meil on riigi info telefonile 1247 häirekeskusele antud juhis, et sellised teated, mis ei ole kiireloomulised, et kus just parasjagu siis ei toimu jäätmete ladustamist, vaid need jäätmed on juba kuhugile ladustatud metsa alla, et need häirekeskus võib siis suunata kohalikule omavalitsusele. Et kui need tulevad Keskkonnaameti töölauale, siis me neid edasi enam kuhugi ei saada või tulevad kirjalikult meile endale teated, et siis lahendab neid ikkagi enamasti inspektor. Aga kui häirekeskusele tulnud teate Keskkonnaamet edasi suunab kohalikule omavalitsusele, et siis see on ka nii-öelda seaduspärane, et siis ongi kohalik omavalitsus saab selle teatega tegeleda, sest väärteomenetluse seadustiku alusel on menetlusõigus ja kohustus sellel siis, kes teeb esimese menetlustoimingu, et kui mitu asutust võivad sama asja menetleda, siis menetleb selle lõpuni see, kes siis tegi esimese toimingu, aga see, et kui me saame selle kohta teate, et see ei tähenda veel menetlustoiminguid. Ja taheti ka teada, et kas Keskkonnaametil on välja töötatud mingi selline rikkumiste menetlusprotsess, et mingit protsessi skeemi otseselt jagada ei ole, aga jah, et inspektoritele on meil asutuse siseselt, eks ole, et koolitusprogrammid, pädevuskoolitused, meil on oma õigusosakond, kes toetab ja et kui keskkonnaspetsialist siis kohalikust omavalitsusest on saanud pädevuse viia neid menetlusi läbi, siis oma teadmiste nii-öelda tugevdamiseks ja kinnitamiseks ma teangi soovitada, et Sisekaitseakadeemia viib vastavaid sisulisi koolitusi läbi. Te saate vajadusel küsimustega pöörduda näiteks minu poole, et kui ma ei oska ise menetlusalastele küsimustele vastata, et aitan teil õigusosakonnaga vastuse leida või siis kui te märgite neid soove, et milliseid koolituse soove te Keskkonnaametilt soovite, et kui tahategi väga menetluste keskset, et siis selleks peaks kohe eraldi koolituse tegema, et siis andke seda meile teada ja
saame seda pakkuda. Ja vahepeal uuriti ka, et kas kohalik omavalitsus võiks anda menetlusõiguse ja pädevuse rikkumiste üle KOV-i esindavale siis ühendusele, mingile MTÜ-le, aga paraku seda teha ei saa, et väärteomenetluse seadustiku kohaselt on siis kohtuväline menetleja ainult kas siis riigivõimu volitusega asutus või siis valla- ja linnavalitsus. Et ka Riigikohtu lahend on selle kohta, et ei saa siis seda MTÜ-le seda õigust edasi anda. Järgmisele slaidile ma panin, et milliseid jäätmed üldse tekivad. Saad Mari vahetada ehitus- ja lammutustegevusest. Et praegu ongi niimoodi, et riiklikult ei ole siis ette antud, et milliseid liigiti kogumisi nõuda. Et praegu on siis kohalike omavalitsuste jäätmehoolduse eeskirjades sätestatud ja selle alusel saate teha siis kontrolle ja jälgida nõuete täitmist. Aga et hästi oluline on nõuda seda liigiti kogumist, et me saaksime ringlussevõttu suurendada ja ringlussevõttu suurendamiseks on just hästi oluline, et materjal oleks puhas. Ja lisaks on see liigiti kogumine oluline ka selleks, et vältida näiteks erinevaid koostoimeid, mis jäätmete koos kas siis ladustamisel, hoiustamisel võivad tekkida, et näiteks kui kipsipõhiseid jäätmeid biolagunevate jäätmetega koos prügilasse ladustada, et siis sealt võib tekkida vesiniksulfiid ja see on siis omakorda mürgine, tuleohtlik, haisev. Et ka selliste olukordade vältimiseks aitab siis liigiti kogumine kaasa. Ja järgmisel slaidil ma toon lihtsalt välja, et kui kohalik omavalitsus teeb järelevalvet, et millele siis võiks nagu punktide kaupa hästi lühidalt välja toodud, võiks tähelepanu pöörata. Et eelkõige ongi see, et kontrolli, kas käitlus siis vastab sinu omavalitsuse jäätmehoolduse eeskirjale, et nende nõuete täitmisele, siis saab jälgida, et kas ehitusprojektile on tegevus vastav. Et see on siis koht, kus on ehitus- ja keskkonnaspetsialisti koostöö võimalus ja suhtlus ääretult vajalik ja suuremõjuline, et tulemus oleks parem. Ja jäätmete liigiti kogumisel siis saabki seda tekkekohal ja vaadata, et kas erinevad materjalid on liigiti kogutud, erilist tähelepanu just pöörata siis ohtlike jäätmete eraldi kogumisele. Ja hea on see, et nagu Kristogi välja tõi, et jäätmehoolduse eeskirjades on tihti ka öeldud, et kuidas neid ohtlikke jäätmeid siis hoiustada, et nad oleks kinnistes anumates ja ei tekiks seda segunemist teiste jäätmetega ja ka tuleohutuse ja tervisenõuetest tulenevalt, et nad oleksid ka siis märgistatud. Ja kui jäätmeid siis ajutiselt ka ladustatakse objektidel, et seni kui neid kogutakse sinna enne üleandmist, et siis saab pöörata tähelepanu, et need ei tekitaks seal, ma ei tea, lekkeid, jäätmete käitlemisel ei tekiks seal tolmu, müra, et need on kohad, kus siis ehitus- ja keskkonnaspetsialist koos saavad jälgida ja järelevalvet teha. Ja kõige lõpuks siis ikkagi see, et kontrolli, et kas jäätmed antakse üle siis vastava loaga jäätmekäitlejale. Et neid dokumente saab kohalik omavalitsus ise alati küsida
et jäätmeobjektidelt, et ei pea ilmtingimata olema seda nii-öelda jäätmeõiendi nime all seda, vaid lihtsalt küsidagi jäätmekäitlusega seotud algdokumente. Ja sellega minu ettekandega on kõik, et aitäh teile ja ma panin vahelduseks nendele koledatele piltidele siia järelevalve poole pealt ühe ilusama ja helgema seni, kuni Tarmo hakkab rääkima siis ka ühest koledamast näitest juurde. Et kui teil on praegu küsimusi, siis küsige ja kui tekib kunagi hiljem, et siis võtke julgesti ühendust ja suhtleme, proovime leida vastuse ja lahenduse. Aitäh teile! Nii, mina panin teile vahepeal ühe küsimuse jälle, et tekitame ühe sõnapilve, et kuidas teil siis see koostöö toimub. Et vastake ja pange jälle ristist kinni ja palun, Tarmo. Ma siia sõnapilve juurde, vabandan, Tarmo, räägin korra veel, et pange siia nii-öelda julgelt, et ei ole õigeid ega valesid vastuseid, et pigem see on teile endale, et näete ka, kuidas teistes omavalitsustes toimub, kas ja mida tehakse. Et kui te midagi ei tee, siis kirjutagegi ei tehta ja sobib ka selline vastus. Aga tervist, et mina olen Tarmo Tehva ja olen siis Harju Raplamaa büroo järelevalve poole siis juht. Kontrolli küsimus, kas slaid on näha? Jaa, hästi on näha. Aha, okei. Et nii nagu tegelikult Aile ka välja tõi, et siis kontrollime iga-aastaselt hulga erinevaid siis jäätmekäitluskohti. Paljude puhul on asjad hästi, enam-vähem. Aga on ka omajagu neid, kus asjad ei ole päris nii hästi, kus me tuvastame puuduseid, kuid reeglina küll need puudused lahenevad kas siis märkuste tegemisega, väärteomenetluse läbiviimisega või ettekirjutuse koostamisega nagu küllaltki nagu ruttu. Aga et siis on ka siiski päris palju või on mitmed nagu sellised võiks öelda, et lausa paadunud pätid, kellega tegelemine nii lihtne ei ole või nii kiiresti ei käi. Ja siin üks näide, kui Köreli ettekandes oli ka siin viited seal nii silikaltsiidile kui ka Raplamaal ühele jäätmekäitluskohale, kus olid siis ebaseaduslikult kuhjatud jäätmed. Et siis ka see Põhjaranna T8 Maardus oli üks kinnistu, kus tegelikult aastaid käis selline ebaseaduslik tegevus, kuhu siis ettevõtte või ütleme siis kinnistu omanik meile teadaolevalt ladestas ise sinna jäätmeid. See isegi oli tal ilmselt sihuke skeem, et ta kaevas seal liiva välja, mille kasutas kuskil ehitusobjektidele või müüs maha kuidagi ja siis selle augu täitis siis jäätmetega. Aga mille puhul siis see tegevus toimus sihukese ööpimeduse katte all, nii et ega teda tükk aega ei olnud ka võimalik teo pealt kätte saada. Küll viisime seal tõesti ka läbi siis, kas see nüüd muutub ka? Jah, et küll viisime seal ka läbi menetlustoiminguid juba enne 2020. aastat, kus me siis väärteomenetlust läbi viisime. Kinnistu omanik mängis muidugi rõõmsalt lolli, ütles tema ei tea, kes tema kinnistule jäätmeid viib. Aga kõik see siis päädis 2020. aastal ettekirjutuse koostamisega kinnistu omanikule. Ja sellest ettekirjutusest küll see kinnistu omanik proovis nagu mööda hiilida läbi selle, et ta korduvalt ja vist äkki 4 korda lausa võõrandas siis seda kinnistut endaga seotud teisele ettevõttele. Aga kuna meil ettekirjutuses on kinnistu omanikele tehtavates ettekirjutustes on sees ka lause, et see ettekirjutus on täitmiseks kinnistu igakordsele omanikule, siis see ettekirjutus läks ka igale sellele tema järgmisele ettevõttele kaasa. Nii et selles mõttes me ikkagi selle ettekirjutuse täitmist siis jätkasime ja ka 2021. 2023. aastani
korduvalt ja korduvalt seal sunniraha määrasime, et kokkuvõttes või kokku kuskil 100 000 euro ulatuses, mida siis küll me siiamaani ei ole näinud, ehk ta ei ole seda tasunud. Aga et ka vahele ta nagu seal vahepealsel ajal nagu liiga palju meil ei jäänud, vahepeal jälle tuli jäätmeid juurde. Aga kui siis 2022. aastal ühel heal päeval siis juhtus tõesti nii, et ta jäi seal ka vahele sellel hetkel, siis kui me sinna jõudsime, siis toimus seal ka jäätmete jälle selline matmine, ma lihtsalt näitan pilti, et siin ka auto on näha, ja on niisugune auk, kus siis liiv oli välja kaevatud ja kuhu siis nagu jäätmed jällegi sisse läksid. Ja seal me siis ka selle tegevuse seisma panime. Muidugi sellel hetkel läks seal ka piisavalt mölluks, et meil tegelikult oli plaanis seal see autodelt ka ära võtta menetluse käigus, aga see päädis kõik lõpuks sellega, et ta põhjustas seal tõsise keskkonnareostuse, mille tulemusena alustati ka kriminaalmenetlus. See kriminaalmenetlus on hetkel pooleli. Aga 23. ja kuna me nägime, et need sunnirahad tegelikult nagu tulemusena ei vii, et siis 23. 24. aastal võtsime ka hinnapäringuid, et palju selle kinnistu nagu koristame siis maksma minna võib, ja tegime ka riigile siis raha taotluse asendustäitmise ettevalmistamiseks ja läbiviimiseks. 24. aastal siis meil ka tõesti see rahastustaotlus heaks kiideti ja 24. aasta suvel viisime ka läbi siis riigihanke ja 24. aasta oktoobris siis jõudsime asendustäitmiseni. Et see asendustäitmine muidugi liiga libedalt meil kohe ei läinud selle poole pealt, et hakkasime töödega peale ja siis kinnistu omanik tuli ka seda tegevust sinna takistama, mis tal korraga isegi õnnestus, kuna see töid teostav ettevõte hakkas kartma, et ta tuleb ja paneb nendel ekskavaatori põlema seal. Et siis korraks viisid selle ekskavaatori sealt minema. Ja oli küll kaasatud ka politsei ja seal nagu omavahel niisugust vaidlust meil oli. Ja siis ka nädalaks, ütleme, see asendustäitmine meil seal katkes. Selle aja jooksul rääkisime politseiga asjad klaariks, et kuidas see seaduse järgi nagu meil kõik see toimingud välja paistavad. Ja siis juba jätkasime selle asendustäitmise läbiviimise kuni võiduka lõpuni. Ja selle asendustäitmise tulemusena siis põhimõtteliselt likvideeriti kinnistult 1042 tonni ehituslammutus segaprahti, üle 3000 tonni pinnase ja kivide jäätmeid, seal mõnikümmend rehvi ja siis 4-5 tonni puidujäätmeid. Kogu tööde maksumus oli 73 973,97 eurot, mis anti küll sellele kinnistu omanikule ka võimalus vabatahtlikult tasuda, aga kuna ta seda ei teinud, siis on see summa nüüd edastatud ka täiturile ja proovime siis nõuda need kulud siis kinnistu omanikult sisse. Et põhimõtteliselt sellega nagu tahakski näidata, et olgugi, et osad on parajalt jäänid, siis nendega tegelikult on võimalik. Protsessid seaduse järgi selles mõttes töötavad, aga küll on jah, siin nagu see keerulisem koht on siis see, et selleks on vaja rahalisi vahendeid. Ja need esimese hooga vähemasti tuleb välja käia siis seda järelevalvet teostavalt või siis ettekirjutuse teinud siis isikule, et siis kas nüüd Keskkonnaametil või siis kohalikul omavalitsusel. Aga põhimõtteliselt on see võimalik. Et see ongi selle asja mõte. Et ma ei tea, ega mul väga palju rohkem midagi selle kohta öelda ei ole. Et need kohad, mis olid siin piltide peal näha, veel teised kohad, et meil on tõesti on mitmed objektid, mis on täna asendustäitmise ootel, kus samuti on isikud
kasutanud ära, ma ei tea, siin sellist olukorda, et igal juhul, või ütleme, et siis need isikud, kes on meil päris korralikult pätid, et kes on kuhjanud kokku suures hulgas jäätmeid ja on need jätnud siis sinna kinnistutele vedelema, et siis kuna nende jäätmete likvideerimise maksumus on sedavõrd suur, siis me ei ole hetkel rahastust asendustäitmise läbiviimiseks veel saanud. Aga mul ausalt öeldes jutt lõppes, et kui on küsimusi, siis võin proovida vastata. Niikaua kui Riita valmistub, siis siin vestlusaknas on üks küsimus küll. Meelis on küsinud, et saastunud pinnas on ohtlik jääde ja seda tuleks hoida teie jutu kohaselt kinnistes anumates, et kuidas see siis käib. Aga see on äkki Ailele või kes oskab seda kommenteerida? Kuidas saastunud pinnasega tegeletakse? No ma võib-olla natuke korra ise ütleks siia kõrvale seda, et saastunud pinnas, et kui teda on vähe, siis on ta võimalik anumasse panna, aga kui teda nagu reeglina on nagu ikkagi kümned tonnid või siis nagu kuupmeetrid, et siis nagu sellist anumat leida on nagu kaunis keeruline. Et sellisel juhul on ta ikkagi see, et kaevatakse üles ja antakse üle siis vastavat luba omale ettevõttele, kus siis see juba ära käideldakse. Ja, et ma ka siin täiendan Tarmot, et kindlasti ei tohiks tekkida nagu seda olukorda, et ühest kinnistu nurgast kaevatakse saastunud pinnas välja ja see viiakse hunnikusse teise kinnistu nurka, kus see siis hakkab saastama võib-olla seda osa, mis enne ei olnud saastunud. Et kui ta nagu välja kaevatakse, siis ta ikkagi peaks võimalikult kiiresti sealt kinnistult ka edasisse käitlusesse liikuma. Nii, aga lähme siis edasi. Ja slaidid on ilusti näha. Tore. Tere kõigile. Mina olen Rita Jürman, olen Tallinna Strateegiakeskuses värskelt asunud ringmajandusosakonda juhatama ja sain kohe sellise põneva võimaluse rääkida teile sellest, kuidas Tallinn näeb ehituslammutusjäätmete probleemistiku ja milliseid lahendusi me oleme siin puntras leidnud. Ma räägin teile kõigepealt sellest, et mis on see probleem siis Tallinna vaatest, mis on selle ulatus, millised lahendused meil on teadlikkuse vallas, kuidas me oleme seda tõstnud ja kuidas siis, kui teadlikkuse tõstmisest enam ei aita, teeme meie järelevalvet. Ja lõpuks tahaks natukene koos unistada selle üle, et milline võiks siis olla ehitusjäätmete ja lammutusjäätmete teine elu uutes materjalides. Kõigepealt näitan sellist natukene sigrimigri graafikut, et Kõrel rääkis päeva esimeses pooles meile väga ülevaatlikult sellest, millised on üldse tekivate ehituslammutusjäätmete kogused Eestis, et siin on mitu erinevat numbrit. Mina hetkel panin siia slaidile kõige suurema, et kokku on üle 3 miljoni tonni aastas ehituslammutusjäätmeid Eestis ja Tallinn panustab siia väga märkimisväärselt, et meil on vilgas ehitustegevus ja umbes 1/3 kogu sellest kogusest, mis Eestis tekib, peaks siis olema nii-öelda meie panus. Siin on näidatud graafikutel vasakul pool, et kuidas siis need liigid jagunevad, kui me arvestame ka kivid ja pinnase sekka ja kui võtta välja kivid ja pinnas, et kuidas siis ülejäänud jäätmeliikide lõikes need ehituslammutusjäätmed jagunevad. Nagu näha, siis kõige rohkem on metalli, mineraalseid jäätmeid. Ma selle väga pikalt ei peatu, et saate hiljem siia sisse scrollida, kui on huvi, aga kuna see ehituslammutusjäätmete maht tõesti on väga suur, siis sellel jäätmeliigil on väga suur mõju sellele, kas ja kuidas me suudame Eestis ringmajandust edendada. Ja selleks, et me saaksime neid jäätmeid ringmajandada, selleks on oluline nende liigiti kogumine, millest me oleme täna ka juba kuulnud. Räägin lähemalt, milline hetkel tegelikult olukord on ja millega me tegeleme. Kui meie tubli järelevalvespetsialist Piotr läheb kontrollima objekti, siis paraku tihtilugu avaneb jätkuvalt selline vaatepilt, kus siis erinevad jäätmed on ühes konteineris koos. Siin on näha, kartong, puidujäätmed, kile, et see nii ei peaks kindlasti olema. Ja siin on eriti markantne näide sellest, kuidas
Iseenesest on justkui puidukonteiner, peal on kenasti ka see kirjas, aga see, mis siit seest vastu vaatab, on hoopis midagi muud. Me eelistame sellele probleemile läheneda selle kaudu, et tõsta ehitajate teadlikkust. Et selleks, et nagu te teate, ja ka enne räägiti, siis nõuded ehituslammutusjäätmete liigiti kogumisele tulevad jäätmehoolduse eeskirjast, aga see on üks pikk ja keeruline dokument ja nähtavasti ei ole veel paragrahv 42 kõigile pähe kulunud. Mõtlesime, kuidas me saame neid selles aidata ja otsustasime, et teeme sellest keerulisest eeskirjast, mida paratamatult õigusakt peabki olema, nüansirikas, keeruline ja väga konkreetne ja see keel ei ole, eks ju, lihtsasti arusaadav, siis selleks, et anda seda infot väga lihtsal kujul edasi, koostasime teadlikkuse tõstmiseks juhendi. Et siin on nii jäätmehoolduse eeskirjale kui ka sellele juhendile lingid. Kui te hiljem saate selle ettekande, siis saate avada ja neid lähemalt vaadata. Räägin, kas on probleeme ettekannetega? Vaatan, et tuleb chatti. No, enamus näeb. Selge, ma lähen siis edasi hetkel. Räägin natuke lähemalt sellest, et mida me seal juhendmaterjalis katame, mis teemasid. Et väga üldiselt, mis üldse on ehituslammutusjäätmed, kuidas korraldada jäätmete kogumist ja vedu, milliseid tingimusi tuleb ehitusobjektil töötajatele tagada ja lisaks sellele, et me katame seal selle, mis jäätmehoolduse eeskirjast niigi tuleb, on sinna juurde pandud ka soovitused ringmõnduspõhimõtete rakendamiseks. Kui me seda juhendit välja töötasime, ma räägin küll meie vormis, ma ise selles kahjuks ei osalenud, aga siin tublid kolleegid seda tööd kõike tegid. Et kui seda juhendit välja töötati, siis kaasati ka ehitusettevõtjad ja jäätmekäitlejad ja me saime nendelt tagasisidet selles osas, et kuidas seda täiendada. Ja üks tagasiside oligi see, et ka neid ringmajanduse põhimõtete rakendamist siin täpsemalt avada. Et mida siis ehitajad võiksid nende lammutusjäätmete, ehitusjäätmetega päriselt ette võtta. Nii. Me arvame, et see täitis oma eesmärki, et on lihtne, selge, visuaalne, sündis selline voldik, mida saab ehitusobjektile kaasa võtta ja näidata siit siis näpuga ehitajatele, et vot sellised ja sellised jäätmed peaksid olema eraldi kogutud. Siin slaidil on lühidalt olulisem sellest juhendist. Räägime lahti, kuidas jäätmeid liigiti koguda, seda, et mahutid peaksid olema tähistatud. Et me ei eelda seda, et kui meil nüüd on seal 15 liiki jäätmeid eraldi juhendis välja toodud, et siis igale liigile on igal ajahetkel eraldi mahuti paigaldatud objektile, vaid et just parasjagu vajalikud mahutid on olemas. Ja seal on eraldi kirjas ka see, et ehitaja tagab, et objekti töötajad on nendest nõuetest teadlikud. Et paratamatult see kaader seal on mõnes mõttes võib-olla voolav, et on mitmed alltöövõtjad suurtel ehitusobjektidel ja just see kitsaskoht, et kuidas siis iga seal liikuva töötaja pähe saaks info selle kohta, kuidas jäätmeid liigiti koguda. Et see on väljakutse. Ja siin uuesti sinisena tõin välja selle, et me oleme seal rõhutanud ka seda, et kasutuskõlblik materjal tuleks suunata kas korduskasutusse või ringlusse. Siin on üks pilt siis sellest, mis seda voldikut avades vastu vaatab. Siin me oleme välja toonud need kõik erinevad liigid ehituslammutusjäätmetest, mida me eeldame, et võiks liigiti koguda ehitusobjektil. Need samad jäätmeliigid on toodud meil jäätmehoolduse eeskirjas, aga täiendavalt oleme me siin veel lahku löönud puidu, mis võiks olla siis eraldi liigiti kogutud, kui ta on töötlemata ja kui ta on töödeldud. Ja soovitame eraldi koguda siiski ka kivivilla, isolatsioonimaterjale. Et jah, me teame, et hetkel täna meil ei ole nende ringlusse võtuks häid lahendusi, aga kui ei teki seda puhast materjalivoogu, siis ei saa tekkida ka neid lahendusi, sest ei ole isegi võimalik piloteerida, katsetada nende materjalidega, et mida siis nendest edasi saaks teha.
ja kokku on neid liike 15, nagu te siin näete, et me tunneme, et see on päris ambitsioonikas ja loomulikult, et kui ehitusobjektil mingit konkreetset jäätmeliiki ei teki, et siis selle jaoks eraldi konteinerit tarvis ei ole, aga kõik need liigid, mis tekivad, siis nende osas oleks see ootus. Ühtlasi selle juhendi väljatöötamise raames me saime abi selles osas, et kujundada nendele jäätmeliikidele ka piktogrammid, needsamad piktogrammid, mis te siin näete. Ja need piktogrammid on saadaval ka lehel liigitikogumine.ee, et kui on soovi oma omavalitsuses neid piktogramme kasutada või soovitada neid kasutada ehitajatel, siis saate sinna ligi, saate need sealt kätte ja saate samu piktogramme kasutada. Nii, vahele üks pilt sellest, et kuidas justkui midagi on püütud teha, aga ei ole päris lõpuni sellega jõutud. Et siin on küll näha, et on erinevad konteinerid jäätmete liigiti kogumiseks ja need 3 keskmist on ka kenasti märgistatud, aga ei oska arvata, mida võiks panna parempoolsesse ja vasakpoolsesse konteinerisse. Siin oleks kindlasti needsamad piktogrammid abiks, et nendega ära tähistada konteinerid, see on selgelt visuaalselt kohe eristatav, mida kuhu panna. Mida me sooviksime näha? Kindlasti, kui ma näitan nüüd uuesti seda pilti esimesest konteinerist, kus on erinevad jäätmeliigid segamini, seda me ei soovi näha. Me sooviksime näha, et need materjalid, mis siin on juba visuaalselt tuvastatavad, siin on töötlemata puitu, plasti, kartongi, siin on keraamikatooteid, et need oleks siis liigiti kogutud ja peaksid minema kõik eraldi konteineritesse, sest sellest segapudrust kahjuks enam nii-öelda asjalikku tooret on väga raske saada, et mida paremini me need eos juba liigiti kogume, seda parem on. Ja lisaks sellele, mis ma varem näitasin, kus olid need 15 erinevat jäätmeliiki, on meil tegelikult seal eraldi toodud ka ohtlike jäätmete liigid, mida tuleks koguda liigiti, et seda saate vaadata sealt lingilt. Ma meelega ei pannud siia, et siis teil tekib suurem huvi minna sinna linki külastama. Aga kui on nüüd niimoodi, et me heaga ei saanud, et rääkisime ja selgitasime ja näitasime juhendit, siis paraku peame ikkagi mängima halba politseinikku ja tegema seal järelevalvet selliselt, et see lõpeb siis otsusega, kust tuleb maksta trahvi. Kuidas me seda teeme? Räägin lühidalt, et selleks, et jõuda siis trahvini nii-öelda, esmalt teeme kohapealse kontrolli. Mitte me ei lähe sinna ja ei loe kokku, et mitu mahutit on, vaid vaatame olemasolevatesse konteineritesse. Kui sealt vaatab vastu see sama pilt, et jäätmed on segamini, liigiti kogumata, siis järelikult ei ole nõuded täidetud. Selle kohta me teeme vaatlusprotokolli ja järgneb kutse, mis on juba selline pidulik dokument, kus on paragrahvid, et vastavalt sellele on asjad teil kahjuks hapud. Ja siis meie Piotr silmast silma kohtub objekti või projektijuhiga ja sellest kohtumisest sünnib ülekuulamise protokoll. Edasi läheb järgmine pidulik kutse juba selle ettevõtte juhatuse liikmele ja siis on jutud juba väga tõsised ja see on see koht, kus me näeme, et tegelikult tekib mõju, et eesti keel läks meelest ära, et kahjuks on niimoodi, et kui me tegeleme nagu seal koha peal, siis me jõuame nii-öelda mingisuguse publikuni, aga selleks, et süsteemset muutust esile kutsuda, et selleks peab pöörduma nende ettevõtete juhtide poole, kes saavad aru, et mul ongi finantskahju sellest, et ma jätan nõuded täitmata ja siis järgmisel objektil juba on lootust, et kui see sama ettevõte tegutseb, siis nad on neid meie soovitusi arvesse võtnud. Ja lõpuks, kui see menetlusprotsess on läbi, siis viimase etapina sünnib siis otsus, kus me määrame trahvi kas siis vahemikus 100 eurot kuni 20 000 eurot, aga tihtipeale see esimese korra trahv on umbes 1500 eurot olnud. Ja niimoodi me läheme, et see summa ei ole küll suur, aga ei olegi ju eesmärk
trahve teha, vaid eesmärk on ikkagi see, et me saaksime seda maailma muuta sinnapoole, kus jäätmed kogutakse liigiti ja neid saab edasi kasutada. Siin on ka väike ülevaade sellest, et millised on olnud eelmine ja see aasta siiamaani. Eelmisel aastal oli meil 6 väärteoasja ja määrasime karistusi 8500. Sellel aastal seni on 2 väärteoasja ja määratud karistusi 4000, et me ei tea praegu, kuhu maani need mummud võivad paisuda. Aga õnneks me näeme, et selle tegevusel tõesti on mõju. Ja ehk on niimoodi, et see pilt paraneb ja ei ole need summad siin ja tükid väga ei suurene. Mida me oleme sellega saavutanud? Et me A, tõstame teadlikkust ja B, teeme järelevalvet. Mainin selle ka ära, et see juhend valmis või avalikustasime selle aasta alguses, nii et juhendi mõju ilmselt veel alles tekib, et seda me täna veel ei suuda mõõta, aga võib-olla järgmine aasta näitab juba uut pilti. Nüüd on mõned pildid sellest, kus me oleme käinud objektil ja ütleme, et vot siin on asjad päris hästi. Et näiteks ühel objektil oli selline lahendus, kus oli suurema konteineri sisse pandud erinevad big-bagid erinevate jäätmeliikide jaoks. Ja teiselt objektilt näide, kus teati, et tekib päris palju kipsi, mida muidu võib-olla ei kiputa väga liigiti koguma, aga siin on sellele tellitud eraldi konteiner. Siin on näide sellest, kuidas on meie kujundatud piktogramme ehitusobjektidel kasutatud. Ja mida me veel tunneme ja näeme, on see, et meie poole pöördutakse nõustamiseks, et tahetakse olla paremad, et selle tegevusel tõesti on mõju, otsitakse lahendusi, et kuidas ma peaksin nüüd siin konkreetsel objektil käituma, et ma vastaksin nõuetele. Viimaseks räägin sellest, et kuidas me sooviksime edasi minna ja millest me unistame. Et kõik need asjad, mis siin on kirjas, ma ei julge täna öelda, et me kõik need asjad suudame ära teha, aga unistama peab suurelt, sest siis saab ka suuri asju teha. Esmalt me soovime hakata rakendama lammutuseelseid auditeid. See hakkab ütlema seda, milliseid jäätmeid sellest konkreetselt ehitus- või lammutusobjektist me saame kasutada kas siis järgmistel objektidel või mingites teistes kohtades uute materjalidena teisest tooret. Me unistame, et ka Tallinnas oleks materjalipank, lisaks sellele, et on olemas digitaalsed materjalipangad, mis minu hinnangul subjektiivsel hinnangul ei ole võib-olla niimoodi käivitunud, nagu on ootus ja nagu Kõrel rääkis, et siis on plaanis ka suuremalt seda ära korraldada. Aga tahaksime, et oleks ka füüsiline ladu, kust saaks ehitus, lammutusjäätmeid siis endale saada ja neid uuesti kasutada. Taaskasutusmäära asemel tahaks rääkida sellest, et mis me oleme nii-öelda päriselt ära teinud, et milline osa materjalist on läinud ringlusesse. Et kui me räägime tagasitäitest, siis see ambitsioon on madal, see ei too lisandväärtust. Me sooviksime seda, et neid materjale tõesti kasutatakse uuesti ja seetõttu me peame vähem kasutama esmast tooret. Meil on plaanis loodetavasti teha demonteerimise pilootprojektid linna enda hoonetel, kus siis need demonteeritud materjalid hiljem viiakse laborisse, analüüsitakse neid ja lahendatakse seda probleemi, et meil ei ole nendele ringlusse võetavatele materjalidele standardeid. Et ka seda Kõrel enne mainis, et see on üks probleemiks, miks me ei saa neid hästi täna ehitamisel kasutada. Et kui me need standardid saame loodud, siis selle kaudu me anname sellele probleemile jälle ühe uue võimaliku lahenduse ja peaks asi edenema. Ja veel unistame sellest, et oleks materjalide raamatukogu. See siis sünnikski selle pinnalt, et meil on kaardistatud tekkivad materjalid ehituses ja lammutuses ja nende kohta öeldud, et millistele standarditele see konkreetne materjal vastaks ja kuidas teda võiks edaspidi kasutada. Nagu ma ütlesin, siis unistame suurelt ja meil on
mõned unistused juba ka kas ellu viidud või elluviimisel ja sellest ma näitan ka paar näidet, enne kui ma otsad kokku tõmban. Siin on pilt Balti jaama paviljonist, mis on mitmel pool ka meediast läbi käinud ja furoori tekitanud, et inimeste maitsed on erinevad ja vaade sellele, et kas see nüüd on midagi head ja ilusat või on see midagi, mis poleks pidanud sündima, on erinev, aga mina ütleksin, et see on väga hea näide sellest, kuidas saab materjale uuesti kasutada ja see, et ta on sellises avalikus kohas avalikkusele nähtav ja et ta tekitab neid küsimusi ja mõtteid, et ta on läinud asja ette ja tõstatab seda teemat ja näitab võimalikke lahendusi. Ja siin on teine näide. Siin kontekstis RMK ei ole Riigimetsa Majandamise Keskus, vaid Ringmajanduskeskus. Hetkel me oleme ehitamas Lasnamäe Ringmajanduskeskust, et meil on mitu tükki juba valmis, näiteks Lilleküla, Pääsküla, aga Lasnamäe tuleb seni olematult uhke ja uudne ja muu hulgas kasutame siin objektil Tallinna vangla lammutuselt ülejäänud laudu, mis kunagi olid siis korvpalliplats, aga praegu me plaanime neid samu laudu kasutada siis fassaadil. Et kui te näete, siis siin on fassaadil on sellised metallraamid, et kuna taaskasutusest tulev materjal ei ole standardne, need jupid on erinevad ja võivad olla lühikesed, siis siin ongi sellised raamid, kuhu need erinevad pikkustega juppe saab paigaldada. Nõnda. Sellega ma tõmbaksin otsad kokku, jääb natukene aega veel küsimusteks, aga ma ütlen lõpetuseks seda, et ma väga loodan, et A, et te saite siit midagi kasulikku ja B, et kui mõni teema tekitas rohkem huvi või küsimusi või on endal mõnda teadmist, mida jagada ja võib ka meile nõu anda, et siis kindlasti andke märku, et teeme koostööd. Panin siia alla nii minu enda kui siis meie ehituslammutusjäätmete spetsialisti ja järelevalve spetsialisti kontaktid. Nendega võtke ühendust, kui on muret või siis ka minuga või on mõtteid, mida jagada. Ja kui nüüd on küsimusi, millele ma vastata ei oska, sellepärast, et ma lihtsalt veel ei ole piisavalt kursis, siis täna on siin ka kolleege, kes oskavad sellega aidata. Nõnda. Sellega saab ametlik osa läbi. Kui on küsimusi, siis vastan. Ehk. Ei, vestlusaknasse hetkel uusi küsimusi ei ole. Olin ammendav. Äkki keegi tahab suuliselt küsida? Jaa, Sven, palun. Vormistatud küsimus, et kuna RMK on ikkagi ranged Riigimetsa Majandamise Keskus, siis äkki peaks tõma mõne teise ühendada. RMK segab. See ei ole kaugeltki mitte ametlik, see RMK Ringmajanduskeskustele. Ma lihtsalt hetkel panin selle slaidile. Hea küll, arvestame. Paneme teinekord teise. Jah, tekitab segadust. Ma võin kohe ära muuta, et siis jagamisele lähevad juba sellised, mis ei tekita segadust. Ja, kas on veel küsimusi? Võib julgelt suuliselt küsida. Siin on pakkumine Riimake. Me võime teha nimekonkurssi. Võib-olla Rein Kallel on tegelikult juba endal väga hea lühend ja ma unustasin seda tema käest lihtsalt küsida. Nii, aga ma nii kaua, kui te siin veel mõtlete neid küsimusi, ma panen ühe sellise viimase polli teile siia ette, et te saate hinnata siis tänase kohvihommiku sellist sisu. Et see on lihtsalt siuke lühike hinnang, saate tärne laduda. Teen reklaami järgmisele kohvihommikule ka, et see on peale jaanipäeva kohe 26. juunil, ikka samas aknas ja siis on meil selline teema nagu külastustaristu virtuaalkontor, et Kaja Lotman tuleb rääkima. Ma saadan selle täpsema info teile mingi nädal enne nagu tavaliselt. Aga
tänased ettekanded salvestuse ma lisan meie YouTube'i kanalile ja kodulehele ja siis need kontaktandmed, et siin kõik pakkusid lahkelt, et te võite kirjutada ja küsida. Ma panen need meiliaadressid sinna kirja, siis Kristo näidatud veebilehed, et need lingid. Kusjuures see juhend, mis ta näitas, see on käsiraamatus ka olemas, et see on täpselt see sama fail, et selle saab sealt ka kätte. Ja ega mul rohkem ei ole, et nüüd on tõesti viimane võimalus küsida. Mari, ma siin tulen korra sisse, et Margit kirjutas siin vahepeal või äkki ma ei mäleta, kas see oli minu või Aile selle ettekande ajal, et ta tõi näite, kus meie Keskkonnaamet ei näinud vajadust pinnase ümberpaigutamise puhul hinnata mõju, et siis ma tookski välja, et kui pinnast väga suures hulgas ümber paigutatakse, siis see on ka ehitustegevus ja tegelikult sedasama mõju saabki siis hinnata ka selle ehitustegevuse, ehitusloa või ehitusteatise andmisel kohalik omavalitsus ise, et see on selline koostöövorm, et kui nagu see kasutus on kindel, ma seda konkreetset juhtumit hetkel täpselt ei tea, et kuidas see kindel kasutus oli või ei olnud enne kindlaks tehtud, aga et põhimõtteliselt selle võimaliku mõjuhinnangu andmine võib olla siis nii läbi selle jäätmestaatuse loastamise kui ka ehituse loastamise, et kindlasti ei saa öelda, et ainult Keskkonnaamet või ainult omavalitsus peab seda mõju hindama. Ja väga hea, et sa selle siin välja tõid või vastasid. Aga need teised pikemad jutud, mis siin on kirjas, ilmselt siin on, ma saan aru, et kahe valdkonna koostöös on vaja üle vaadata, et ma saadan need edasi ja siis katsume siis mingi vastuse ka saada. Nii, Mari, aga Mari, äkki saad jagada seda sõnapilve, et kuidas kohalikud omavalitsused teevad järelevalvet, et korra lihtsalt ka selle siia. Muidugi, selle kokkuvõtte võiks ka ära teha. Käsiraamatu peatükkide osas oli kõige rohkem pakkumisi jäätme peatükil, siis oli planeeringud ja keskkonnamõju ja midagi oli veel. Aga see sõnapilv, ma kohe vaatan, kas ma saan seda kuidagi paremini jagada. Nii. Ma ei tea, kui hästi te näete, et siin on erinevad, et on keskkonnaspetsialisti poolt, siis et koostööd ei toimu, siis on hinnatud rahuldavaks jäätmeõiendi küsimine, eriti ei toimu, kaootiliselt, ehitusspetsialisti ülesanne, pole küsinud, kuidas tal sellega läheb. Siin on eraldi järelevalvespetsialist, aga et osaleja siis aitab ise ka kaasa. Radiilselt. Väga keeruline. Keskkonnaspetsialist kooskõlastab lubasid, lisab märkused, täiendused, detailplaneeringute korral sama. Pole veel kursis, see on siuke lootustandev lause. Ei tehta, ei toimu, reageeritakse kaebustele, sisuliselt ei toimu, ei ole kursis, et loodetavasti keegi ehitusosakonnast tegeleb sellega. Nii, samamoodi reageerimine kaebuste peale, ei ole ressurssi süsteemseks järelevalveks. Nii, samamoodi, et kaebustele reageeritakse ja valikuliselt siis kontrollitakse
Nii, siin on üks vastus, et on eraldi osakond, kus on siis need, kes järelevalvet teevad, aga ei ole nende tegevusega hästi kursis. Ja siis on veel, et vastavalt siis laekunud infole ja pisteliselt. Nii, sellised vastused olid. Ma panen need sinna kirjale ka kaasa, et ma saan siit need kokkuvõtted välja võtta. Nii, aga egast midagi. Tõmbame tänasele KOV-i hommikule joone alla. Aitäh kõikidele ettekandjatele ja kõigi teistega kohtume siis kuu aja pärast jälle. Kena tööpäeva jätku!